tere hommikust! On aeg tõusta, särada ja edasi liikuda. Hommikusöök on lihtne. Joord, marjad, seemned ja siia kõrvale veel 2 kedumuna. Ja siis oleme valmis retki jätkama. Noh, kuidas on? Mõnus kohvi, mõnus muna, mõnus sedetud leib. Kas saab või parem hommik olla? Ja sellise vaatega üles särgata. Ka hoiad. Video! Ting! Jaa. Noh. Naljavee siin tead teile mingid tüngid. Jaa. Me oleme siin resting pointis ja tavalised inimesed käivad siin paar minutit, teevad ruttu kohvipausi. Enna ütles, et need ei oska üldse elu nautida. Me oleme siuksed aeglased vennad, võtavad hoogu, et edasi liikuda. Aga ilmselt nad arvavad täpselt vastupidi, et me raiskame pigem aega. Nii et oleneb, kuidas keegi midagi sõnadesse paneb. Ei tea. Aga me oleme elunautlejad. Eile käisin siin vees ujumas. Hiljem nägin siin ääre peal väikseid krabisid, aga hommikul tegin seda uuesti, nii et mõistas ei ole enda teha. Jõudsime Manitobasse ja siin on West Hawk Lake, mis on põhjustatud meteoriidikaatri poolt. Kaali kraater on selle kõrval poisike. See on ikka suur. Kraater on siis 3500 meetri laiune ja 111 meetri sügavune. Natuke sügavam kui siis jalgpalliväljaku pikkus oleks. Jah, vaata kuidas ma esinen seal. See kõik on muidugi seal kirjas. Tark naine. Kuidas vesi on? Tuleti kanalit keegi või? Külm või? Külm on jah? Ega ei olegi väga palju inimesi üldse siin ujumas näinud, nii et me oleme ainsad. Kasutame kõike seda võimalust ära. Peseme, teeme kõike hommikul õhtul. Iga ilmaga vihma sajab, vahet ei ole. Aga talve väga ei oota niimoodi. Nii see päkkerielu käib. Pesen hambaid siin kohalikus WC-s. Käin seal samas vees ujumas. Teen süüa kuskil puu all põhimõtteliselt. Ja elu on ilus. Ma olen õnnelik. Aga jätkame trippi Regina poole. Kas oled omadega? Kanada keskel. Täiesti Kanada keskel omadega. Ei teagi, kuhu poole minna. Ma ei tea, mis see väike püü seal teha üritab, aga ei, nüüd sai lõpuks ja väike püü puhkab. Jõudsime just Winnipegi ja see on siis Winnipegi nii-öelda Balti turg. Kohalik eestlane ka kohal, ütle jõu. Hello. Hehe.
mingi vend pildistabki siin mind, jälildab kaameraga. Aga terviseks. Kuulsad eestlased tulid Kanadasse. YouTube on vist huugama läinud. Balta turg väljas siis Winnipegis. Või mis sa arvad? Näeb midagi sarnast välja või? Millega? Balta turuga. Omamoodi. Omamoodi, jah. Ja natuke siit eemal 2 jõge saavad kokku lihtsalt. Aga siit seda näha ei ole. Lähme jalutame. Mis näed siin? Uudistame linna, uudistame, vaatame, milline hotell seal on. Mis te uudistate? Kena on praegu sooja praegu. Otsunud läigib vastu. Päiksekreemi panime peale, kindlasti mitte. Oi, mis ilus poiss tee peal. Ja see on see kohtumiskoht. Kahvel. Koht, kus 2 jõge saavad 1. Siit jookseb 1 jõgi. Ja siin ristub ta teisega. Natuke värvierinevusest on ka aru saada. Aga selline ta on. Võta mul käest kinni. Nüüd küll võtab. Enne ei tahtnud võtta, tempo tõuseb, ei saa enda tempo jalutada. Palav on küll. Kuidas Winnipeg meeldis? Winnipuh ei näinudki. Ei näinud, jah? Siis ei saa öelda midagi. Vihma ka hakkas sadama. Täpselt. Täpselt õigel ajal saime koju. Kuidas liiklus tundub? Siuke lahja. Ootame siin lihtsalt. Lahja, et tahaks midagi vingemat või? Rohkem radasid äkki? Radasi, rohkem seiklust. Juba näed signaalid. No võt. Hullukesed. Siin peab jalakäijad üle laskma. Aga me ei lase. Rollnokad Eestist, joo. 561 kilsa otse ja siis paremale. Normaalne. Ja siis oleme asukohas nimega Regina. Let's go! Tegin väikest uurimustööd, võtsin selle Overlanderi äppi lahti ja tuli selline koht ette nagu Go-Up tankla, kus pakutakse tasuta kuuma duši. Lihtsalt lukustad ennast sinna sisse ära ja lihtsalt naudid. Kas tänapäeval üldse pakutakse midagi tasuta või? Me oleme rahul, me kiidame heaks. Kes see siin peseb aknaid? Kes see peseb? Kes see peseb? Kes see on see mees? Autol on ka duši vaja. Nii palju putukaid lihtsalt on siin ees, et... Check this out! See printsess vajab küll väikest loputust. Imeline. Näeme jälle välja. Näeme neid ilusaid vaateid läbi puhta akna. Hea töö, mees. Hea töö. No nii. Olemegi see Marge Simpson. Sa oledki minu Marge. Marge ja ma olen sinu Marge, jah. Olge eestipärasemalt. Aga mida me öelda tahaks? 3-4 päeva kaua me jões pesnud oleme ja sihuke luksus on kuskil. Ma korra näitan Koobi tanklas duši all käia. Just nimelt. Jumala kingitus lihtsalt.
kus me enne olime, miks me enne selliseid kohti ei leidnud või ei osanud otsida või need on ainult siinpool, ma ei tea, aga me oleme väga tänulikud. Pole sõnu lihtsalt öelda, kui üks dušš saab nii hea lihtsalt olla. Üldse ei ole imelik nagu tanklaparklas niimoodi ringi käia ja juukseid kuivatada. Siuke elu siis. Siuke elu. Värske nagu kurk. Ja elu läheb edasi. Oh, kui hea. Aga nüüd teeme midagi süüa, kõhta tee. Davai! Ciao! Väga romantiline. Milline päikeseloojang, milline gurmee maas kuskil trakkerite parklas. Ei jumalauda, milline vaade, nagu mida üldse kompleinida, kõik on ilus, õhtu on ilus, seiklusi täis. Supp kohe keeb. Supp on kohe soe. Selline see ilus kodut on mul. Ma pole nagu kunagi nii kodutu ka välja näinud, aga sääse tõrjedade maks nagu. Ja siin on supiköök ka. Kodutu sööb lihtsalt oma purgisuppi. Ja elu on ilus. Hallo. Ja soe supp sees soojaks. Kõik on imeline. Ja vaadake seda päikeseloojangut nagu. Siin kandis pidid ühed ilusamad olema. Ja ei saa vastu vaielda. Aga jääd isu. Käräts. Tere hommikust, aga mis hommik see enam on? 12.37 on kell. Me oleme ajarendurid, oleme 2 päeva jooksul läinud läbi 2 ajatsooni ja läinud ajas tagasi kuni 2 tundi. Ulme, jah. Mis ajavahe nüüd Eestiga on? 9. Vist on 9 tundi nüüd. Raske on leida õiget aega, et kodustega rääkida, helistada. Muidugi datat ka ei ole. Mis meil on siin kiired ja vihased need? Täiega käib. Täiega? Kõik käsi. Ja. Aga tänane plaan on minna avastama Sačekavani provintsi pealinna. Ma ei tea, kas ma ütlesin seda õigesti, aga... Sa vähemalt proovisid. Aga ma proovisin. Pealinna nimi on Regina. Lähme vaatame Regina üle. Avastame Reginat. Jop. Igalt poolt. Kõik jutud ühest otsast teise. Reginas on läbi avastatud. Oi. Aga näeme Reginas. Tere tulemast Reginasse. Ma pole nii palju neid foore järjest näinudki. Aga see tee on nii sirge, et näeb nii taha välja kohe. See on siis Regina Downtown ja Victoria park. Ja see on mälestusmärk selles maailmasõjas osalenutele, kes kaotasid oma elu seal. See on siis Regina City Square. Pigem kaasaegne. Okei. Parkisime auto kesklinna ära, et jalutada ja ringi vaadata. Tuleme siia botaanikaaeda vaatame, nagu oleks vanalinnast Mustamäele jalutanud. Mitte midagi jää tee peale lihtsalt. Aga loodame, et see jalutus kõik on seda väärt. Ja parkimisaeg niisama makstud ei saanud. Kõnnime oma 2,5 kilomeetrit ära. Pargime auto kesklinna ja mis tuleb välja? Botaanikaaed on suletud. 6. septembril alles avavad. Enam me tagasi tule. No, võtame siis sellest viimast, vaatame, mis siin aias kasvavad. Sellised Eesti kodused lilled. Nagu oleks jälle kodus, tead. Nii kahju, et see kinni on lihtsalt.
nojah, show, kõik. Lõunapaus. 2 wrappi palun. Ja rohkem pole õnneks vaja. Pushjava gäng. Ühte burritot lihtsalt. Kodutute gäng. Ja ma ei tee kodutute üle nalja, ma teen enda üle nalja. Head isu. Hästi selline indiaani vaibiga ON on siin. Piilume sisse ka. Issand, mis siin toimub? Mis naised, mitmuses? Assa. Ja nüüd lähme vaatame parlamendijoonele. Saskatchewani parlamendimaja on see seal. Ja lähme vaatame muuseumiga üle. Kui lastakse siis meid. Astume edasi siis siia, kus päriselt kuninganna Elisabeth käinud on. Kohviteed ehk joonud isegi tead. Botaanikaaed jäi meil vaatamata, nii et see on päris hea ju. Mis sa arvad? Oi, nii häbelik. Ma ei tea, kui minna, nii palav on. Oi, tere. Siin on ilmselt kuninganna Elisabeth ka istunud. Nii kuninglik tunne. Sõnajärg on teie käes. Sõnajärg on minu käes. Ma olen lõpuks jõudnud Kanada parlamendijoones. Tulin siia aega veetma. Ma tahan küsida end üht, kus on Eesti lipsi, mille pärast ma tulin siia. Mind jootavad kõik jootavad. Kus on lipp? Ei tea. Mis sa arvad, tuled siia ja kandikul tuuakse kõik ette või? On mees alles. Prillid ka ees, nii bossvärk. Ainuke tasuta muuseum, mida me hetkel näinud oleme. Ja see on siis õhtusöögituba. Selline mul Eestis kodus vetsus ka. Selline laevake. Sendid ümber maailma on ka seal peal. Said ja palju see väärt lihtsalt on naine. Sul vetsus seisab lihtsalt. Jup. Külaliste tuba, hommikusöögilaud, veel üks külaliste tuba, master bedroom. Vaadake neid vendasid, noh. Terve park on neid täis. Nii julgelt käivad. Ma ei tea, kas me võime minna või? Ei tohi neid häirida, ma arvan. Mooguse saba jääb ka peale või? Tea, massi. Oi. See on siis kuninganna oma lemmikobusel ja see on siis kohalik seadusandlik hoone. Päris ilusid läks. Minu oma.
ei puutu keegi. Dancing for peace. No tere, uued amigod! Mis keeles teiega rääkima peab? Julged olete, julged. Väga sõbralik rahvas ja väga sõbralikud loomad on siin igatahes. Ei ole midagi halba öelda. Mees, mul on üks tõsine küsimus sulle. Jaa. Võtad oma kepi või? Nii. Küsimus on selline. Jaa. Räägi, kuidas sulle Regina meeldib. Regintsik. Ma mõtlen seda kohta, mitte mul sõbrannat. No ma mõtlesin ka. No. Parlamendihoone ja Riigikogu ja kõik on lõpustav. Aed on siin ilus. Lilleline ja... Jaa. Mis veel? Mis veel Regina juures meeldib? Jaa. Tema suured need tornid vaata seal peal. Päris head kuplid, jah? Kuplid, jah. Ja siis, ma ei teagi, see märgkosk on ka seal lahe. Sa ei näe seda. Ei näe, jaa. Aga jah. Ühesõnaga, sa oled rahul? Reginaga, jah? Linnaga. Linnaga? Siuke trip on täna jalutatud igal pool ringi. Väsinud Chicago naine ka siin musi. Läbi istume, puhkame. No, istume. Päris lähed! Ütleks, et Regina on kõvasti etem kui see Winnipeg, kus meile käisime ja kus me mitte midagi reaalselt ei näinud. Aga siin mingi elujoolu on. Kindlasti mitte koht, kus selaks, aga ühepäevaseks tripiks on... Ei tea, kas ütleks põnev, aga jah, siuke kergelt pull. Hästi kergelt. Hästi kergelt. Pull. Pull, jah. Sõitsime ja vaatasin, et järsku on lumi maha tulnud. Käes on juuni lõpp, peaaegu juuli algus. Ja kõik on valge, aga tuleb välja, et tegemist on solaga. Tere hommikust! Esmamulje Albertast, kuhu me just jõudsime. Imeline. Kütus on lihtsalt nii odav. Eestis ja Soomes ei ole siukest odavat kütust, ma ei mäleta, millal viimati nägime. Saime 60 liitrit 104 daalaga. Mis eurides teeb siis? 70 kopikatega midagi. 70 euri, mida asja? Ja me ei ole paari päeva jooksul siin majutusele millegile raha kulutanud, nii et majutus on kõik ratast. Imeline. Ilm on palju odavam. Siin oli 177. Ja kõrval on juba 179 tankla. Ja linnas, kus me viimati käisime? Seal oli 25. Midagi niimoodi, jah. Ja me liigume sinna poole. Lõunapaus! Ding-ding-ding-ding! Kuidas tehakse päriselt kohvi? Jaa, ongi. Mitte. See on õige aparaat. Need on need backeri, need lahustuv kohvi
uskumatu, kunagi kohvikutes töötanud, et tean head kohvi hinnata ja tean, kuidas graanulkohvi hinnata. Meil on säästurežiim, nii et läheb kõik. Vähemalt ei tee seda pätikohvi, et hambad ei ole pärast seda puru täis. Aga ilm on imeilus. Aga raadios kuulutatakse mida? Väike kerge rahe pidi sadama kuskil siin. Dinosauruse pargi lähedal peaks tulema juba rahet ja mingil hetkel lubatakse isegi, et need on mingi pingpongi palli suurused, nii et ma ei tea, loodame, et auto pihta ei saa. Tuul on küll metsik. Tuul on metsik, jah. Just. Aga loodame, et meil veab. Sealt paradiisist me tulime ja ma ei tea, kuhu edasi me lähme siin. Jumal küll. Paradiisist kõrgusse lihtsalt. Tahame minna mingit indiaanlaste hõimkonda vaatama. Seal, kus nad kunagi elasid ja olid. Aga ma ei tea, kas see on ikka hea mõte lihtsalt. Mingite selliste rahetükkidega küll ei tahaks pihta saada. Ja näe, siit terve küla saab juba vihma kaela, siis ma ei tea. Ei tea, mis seal toimub. Me läheme ikka väga valele poole. Lähme piilame mõsi. Lähme piilame. Indiaaniküla stopp-märk siis. Just siis, kui ma mõtlesin, et saame sellest pilvest välja. Keerame meie ära otse sinnapoole, kus äikest tuleb. Kuhu me lähme või? Ma ei tea. Pärast piiratakse meid hõimudes sisse ja ma ei tea. Jäämegi siia. Jaa! Hobused on, aga kus indiaanlased on? Ma arvan, see on kõik, mida me siinkohal näeme. Ülejäänud on kõik tühi maa. Tahtsime indiaanlaste orgu jõuda, aga sõidutee on niimoodi kinni sadanud, et olemegi orus. Peaaegu jäime kinni, nii et keerame otsa ringi. Lähme tagasi. Ma ei taha siia kinni jääda. 2 rumalat päkkerit tulid siia indiaanlasi vaatama. Pärast mingi hõimkond varastab meid paljaks lihtsalt. Hull. No läheme sinna poole, seal pool natuke ilusam ka juba. Äkki näeme selle päris oru ka ära, kui kinni ei jää. Hullukesed, Mees. Niida. 1-10, kuidas sa meie indiaanlaste elamust hindad? Mis sa arvad? 10? 10 muidugi. Vaatame indiaanlased. Seal vihma sajab. Auto saab ka puhtaks. Muidugi saab. Pulss tõusis, adrenaliin tõusis ja auto sai natuke. Naiste loogika, Jep. Kodu sai natuke mustaks. Mis vaatest arvad? Süda hakkas taas tuksuma. Elu tuli sisse. Suunurgad läksid ülesse. Vererõhk tõusis. Nagu oleks uuesti armanud. Või uuesti. Mägede vastu on teistsugune armastus, teadele. Vaadake seda reljeefi lihtsalt. Imekaunis. Natukene veel ja me oleme juba seal mägedes. Hetkel midagi väga näha ei ole. Natuke on pilvine, hommikul on selgem, kõik asjad on selgemad ja me jõuamegi lihtsalt sinna.
millest oleme unistanud algustest aegadest peale. tänane päev oli meeleolukas, pani kindlasti südame kiiremini põksuma ja pani mõtlema oma elu otsuste üle uuesti järgi. Miks me seda teeme? Miks me teeme oma elu raskemaks, kui see tegelikult on? Indiaani õime me kahjuks ei näinud, aga jõudsime me lõpuks Albertasse Calgarysse. Kesklinnas on hästi raske tasuta parkimist leida, kus võiks kämpida. Aga õnneks me leidsime siin Grey Eagle'i kasiino taga sellise tasuta parkimisvariandi. Muidugi mugavustega see ei ole, vett ei ole, vetsu ei ole, midagi ei ole, aga see on tasuta. Nii et jällegi säästame ja jõuame oma ressurssidega võimalikult kaugele. Homne plaan on avastada Calgaryt ja selle kesklinna. Mul on Google Mapsi peale juba erinevad punktid üles märgitud, kuhu tahaks jõuda, mida teha ja näha. Nii et kindlasti käime kõik need kohad läbi. Ja seejärel õhtul on lõpuks plaan jõuda Banfi rahvusparki, millest ma olen nagu nii kaua unistanud. Ja lõpuks see aeg on käes. Unistused saavad teoks, kui need oma ellu manifesteerida ja neid piisavalt tahta ja neile muidugi järgi minna julgelt. Aga siinkohal ma tõmban selle video kokku ja näeme juba siis Calgary kesklinna tuuril ja Banfi mägedes. Head ööd! Esimest korda näen jaanimardikad ära ka. Natuke flashivad seal, ma ei ole enne kunagi näinud. Hästi natuke näeb. Ma küll mõtlesin, mis asi see on, aga kuuldavasti on jaanimardikad. No jah, jaanipäev jäi meil tähistamata, nüüd näeme vähemalt mardikad ära.